Olin just lõpetanud pika päeva elavatel linnatänavatel avastades, kui intensiivne nälg võitis mind nagu ahne metslane. Mu kõht korises protestiks, karjudes tähelepanu järele. Soovides meeleheitlikult oma isu kustutada, asusin otsima söögikohta. Ma ei teadnudki, et minu otsingud viivad mind ootamatu gastronoomilise naudinguni, mis asub Tartus, Raadi südames. Hämaralt valgustatud tänavatel seigeldes köitis mu meeli ühtäkki õhus hõljuv, värskelt küpsetatud pitsa vastupandamatu aroom. Tundus, nagu oleks ürgne instinkt juhantanud mind selle peidetud pärli juurde. Järgnesin ahvatlevale lõhnale, väikesesse tagasihoidlikku pitsaministeeriumisse. Ma võtaks lihtsalt ühe salaamipitsa. Selge. Selle väiksega. Kõige väiksem? See on juustoärega? Jaa, soovib. Kariga? Jah, kariga. 10 minti läheb nüüd. See on okei. Sa ütlesid, et 10 minta läheb toiduga veel aega veidi. Ja ei jõua ära oodata. Oli ilmselge, et pitsaministeerium ei olnud lihtsalt söögikoht, vaid kogukonna keskus kohalikele sisukaks ajaloomiseks. No, nice võrre. Kõva masin. Mina isiklikult hoian enda suvevormi. Iga viil sisaldas täiuslikku maitsete tasakaalu, terava tomatikastme, rikkaliku juustu ja salaami harmoonilist sümfooniat ning maitseainete ainulaadset kombinatsiooni. Koor oli suus sulavat, voolavat juustu täis, pakkudes iga suu täiega rahuldust. Oli ilmne, et koka kirg oma käsitöö vastu ilmnes iga viilu, igas ampsus. Tõeline armastus. Mis asi see pilguks või? Välismaailma sagin hääbus, jättes järele vaid puhta rõõmu kulinaarsest elamusest. Kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist on avastamata pärliga, mis trotsib stereotüüpe ja ületab kõiki eelarvamusi. See pitsabaar pakub märkimisväärselt kodust toiduelamust, mis seljatab ministeeriumi tagasihoidliku välimuse. Aitäh sulle, pitsaministeerium!